Mis seostub teil sõnaga jõulud? Jõulud on Jeesuse Kristuse sündimise ootamise aja lõpp, ehk siis suured rõõmupühad, kuusk, piparkoogid, verivorstid, rahvuslikud toidud, teisejärgulisena siis võib-olla need kingitused. Kui te olite väike, mis jõulutraditsioone pidas teie pere? Meil oli väga ilusad traditsioonid. Meie suguvõsas kogunesid 3 perekonda alati kokku järjekorras niimoodi, et algul ühe pere juures, järgmisel aastal teise pere juures, siis 3. pere juures. Lapsi oli palju, see oli väga vahva. Nii et ma mäletangi alati, kuna lastel on alati väga tore koos olla, siis seda lõbu oli palju, nii et ennekõike niisugune äärmiselt tore perede kokkuhoidmine oli seotud jõuludega. Kas nad erinevad teie tänapäeva traditsioonidest? Võib-olla nagu mõttes ei erinegi, et ikkagi on see perede kokkutulek ainult selle vahega, et nüüd tulevad minu enda lapsed enda peredega minu poole. Et selles mõttes nagu ei erine. Kui te olite 10-aastane, mis jõuluosa teile kõige rohkem meeldis? Kui ma 10-aastane olin, siis jõulusid otseselt ei tähistatudki, olid näärid. Ja need nääripühad olid küll koolis ka nääripühadena, aga minu meelest, mis nagu täiesti erinev oli see, et jõulu ajal käisid lapsed kõik koolis ja me saime näiteks kooli vaheajale, ma ei tea, 30. detsembril näiteks, et niisugust nagu aega nagu pühi pidada tegelikult ei olnud ja tähistati mitte niivõrd see jõuluaega, kuivõrd vanast õhtut. Uue aasta vastuvõtmist, see oli nagu kõige tähtsam tollel ajal. Mis kingitus, mille te väiksena saite kõige paremini meelde jäi? No ma arvan, et kui ma nüüd mõtlen selle peale, siis ma olin umbes 5, kui ma sain nukumööbli komplekti. Ja see nukumööbli komplekt koosnes siis diivanist, kappidest, tugitoolidest, voodist ja sellega need pidasid nii kaua vastu, et nendega mängisid ka minu lapsed. Nii et see oli hästi suur kastides mööblit, see oli väga eriline kingitus. Olgu, aitäh teile!